Järgmisena kõneleb meile Külli Kingo, kes on siis Kliinilise Meditsiini Instituudi nahahaiguste kliiniku juhataja ja dermatoloogia ja veneroloogia professor. Palun! Nii. Lugupeetud Teaduste Akadeemia liikmed, mul on suur au siin täna olla. Ning lisaks sellele, et ma olen dermatoveneroloogia professor, on mul veel 2 toredat ametit. Mul on au olla Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekaan ja ülikooli haigla teise kliinilise valdkonna juht. Ja sellesse valdkonda kuuluvad siis sisekliinik, lastekliinik, hematoonkoloogia kliinik ja väikenahakliinik. Ja selle esimese pildiga ma ei taha teid ehmatada, aga näidata seda, kui lai on eriala dermatoveneroloogia. Meil võib olla tõesti haige, kellel on üks nahamoodustis, mis häirib teda esteetiliselt, aga meil on tegelikult haigused, mis on rasked süsteemsed põletikulised haigused. Ja nahahaigustel on tegelikult väga suur koormus rahva tervishoiule, seda on prioritiseerinud ka WHO 2025. aastal. Aga mis on siis minu teaduste fookuseks olnud ja selleks on krooniline põletik ja krooniline põletikulise nahahaigusega patsient. Ning põhifookuseks on olnud selline nahahaigus nagu psoriaas, mis tegelikult pole sugugi üldse ainult nahahaigus, vaid tegemist siis süsteemse põletikulise haigusega, millel esinevad teised kaasuvad süsteemsed põletikulised haigused nagu põletikuline soolehaigus, skleroosis multiplex, psoriaatiline liigeskahjustus. Nendel haigetel on metaboolne sündroom, mis tõstab riski müokardiinfarkti ja ajuinsuldi tekkeks ning tegelikult on näidatud, et raske psoriaasiga haigetel on eluiga ligikaudu 5 aastat lühem. Aga miks ma hakkasin siis üldse dermatoveneroloogias uurima just kroonilist põletikulise nahahaigusega patsienti ja psoriaasi haiget siis täpsemalt? Ja põhjus oli lihtne. Residentuuri ajal, olles haiglas, ravisid ma siis patsiente ja meie statsionaar oli täis raske psoriaasiga haigeid. Nad veetsid seal kuid ja tegelikult me nägime, et puudub efektiivne ravi. Ja teine osa sellest loost, mis sai alguse, tuleb tegelikult ühelt minu juhendajalt, kelleks oli professor Sulev Kõks, kes leidis ühe toreda artikli IL-20 transgeensest hiirest. Ning siis me hakkasimegi seda geeni uurima, sest nendel hiirtel oli fenotüüp, mis oli väga sarnane psoriaasile. Ning meie esimesed publikatsioonid siis tegelikult näitasidki, see on juba jumal küll, ma ei tea, 20 aastat tagasi, et nendel geenivariantidel on siis seos psoriaasi avaldumisega ning me fokusseerisime just suuna interleukiin 20, tema retseptori geenidele ja interleukiin 1 perekonna geenidele. Nii. Aga tänu sellele me sattusime erinevatesse rahvusvahelistesse koostööprojektidesse ning aegade jooksul me oleme osalenud üle 17 ülegenoomses assotsiatsiooni uuringus. Need ei ole olnud ainult psoriaasiga seotud. Mul on väga hea koostöö olnud meie genoomika instituudiga professor Andres Metspaluga ja me oleme pilgu suunanud teiste krooniliste põletikuliste nahahaiguste uurimiseks. Ning 2025 just ilmus ka meil üks publikatsioon, mis haaras ennast suurt metaanalüüsi, kus võeti kokku siis 18 ülegenoomset assotsiatsiooni uuringut ja näidati 109 psoriaasi vastuvõtlikkusega seotud lookust ja 46 olid neist uued lookused. Minu põhiteema ongi olnud tegelikult oomikad ning mida ma olen siis oma teadusgrupiga püüdnud mõista. Ma olen püüdnud mõista tegelikult väga lihtsalt öeldes 2 asja. Kroonilise nahahaigusega patsient on selles mõttes huvitav, et te näete kusagil löövet, aga tegelikult selle inimese kogu nahk on haige. Ja kui me uurime näiliselt tervet nahka, ka seal on muutused ja oomikate abil me oleme ka väga selgelt seda näidanud. Ning võib-olla
niisugused innovaatilisemad oleme olnud metaboloomika uuringutes, sest neid ei olnud tegelikult dermatoloogias varasemalt praktiliselt üldse tehtud ja me oleme näidanud tegelikult erinevate krooniliste dermatooside metaboloomilise profiili sarnasusi ja erisusi, seal on palju ühte moodi muutusi, aga midagi on ka erinevat ning samas me oleme näidanud, et tegelikult nagu suutnud põhjendada, miks ühel kroonilisel dermatoosil on mingid kindlad kaasuvad haigused. Ja kõige viimane tulemus oli seotud siis ühe papuloskvamoosse haigusega, milleks on lamelichen, mida on väga vähe uuritud ja kus me näitasime, et sarnaselt psoriaasile on sellel haigusel samuti metaboolne sündroom üks oluline kaasuv haigus ning tegelikult selle haiguse metaboolse sündroomi ennetamine võiks parandada ka licheni kulgu. Nii, ja nagu ma ütlesin, kõige olulisem on metaboloomika uuringud, mis ma arvan, et olen teinud, aga me oleme teinud ka lisaks transkriptoomikat ja proteoomikat, püüdega leida mingitki biomarkereid, sest dermatoveneroloogia on jällegi eriala. Kõik on visuaalne, põhineb vaatlusel. Sa paned diagnoosi kliinilise pildi järgi, jah, meil on tänasel päeval dermatoskoopia, see on epiluminescents mikroskoop, mis aitab meile näha nahka, me võime võtta histoloogia, mis on äärmiselt ebaspetsiifiline paljude haiguste puhul ja tegelikult mul ei ole tänase päevanigi verest võimalik määrata midagi, mis ütleks, et inimesel on see haigus, mis võiks aidata määrata selle haiguse raskusastet ja ka ravivastust. Et kõik põhineb arsti kliinilisel kogemusel ja samas me elame ju 21. sajandil. Nii, aga minu üks südameasi on ka innovatsioon ja ma tahan, et midagi jõuaks patsiendile. Ja see slaid on tegelikult selle eelmise jutu jätk, et kuna meil ei ole häid biomarkereid ja meil ei ole ka häid mitteinvasiivseid biomarkereid, et kui verest sa võid veel määrata erinevaid põletiku näitajaid, mis on tegelikult väga ebaspetsiifiliselt, siis naha pealt meil ei ole mitte midagi ning koostöös siis Fifrotexi osaühinguga me siis arendasime mitteinvasiivseid plaastreid ning tegelikult me näitasime, et psoriaasihaigete nahas teatud markerid on tõusnud ja raviga nad langevad ning teatud marker oli seotud ka haiguse raskusastmega. Lisaks sellele, et me oleme püüdnud siis arendada mitteinvasiivseid diagnostikameetodeid, me oleme palju panustanud teledermatoloogia arengusse. Ja üks suur fookus on olnud teledermatoskoopia. Teledermatoskoopiat siis kasutatakse nahakasvajate varajaseks diagnoosimiseks, melanoomi diagnoosimiseks ning asi on tegelikult väga lihtne. Perearst teeb teie nahamoodustisest pildi ja teeb dermatoskoopilise pildi, saadab selle siis dermatoloogile, kes hindab ja teeb raviotsuse. Ning eelmisel aastal me publitseerisime suure retrospektiivse uuringu, kus me analüüsisime siis ligi 5000 juhtu ja me hindasime, kas nende haigete käsitlus ja diagnoos oli täpne ja tegelikult me saime väga head tulemused, see täpsus oli ligi 95%. Nii, ning viimane innovatsioon, millega ma olen tegelenud ja mis on minu südames, on kroonilise patsiendi teekond ja et see patsient oleks jälgitud. Ning miks ma selle arendusega hakkasin tegelema? Tegelikult põhjus oli väga lihtne. Arstina iga päev töötades, mida ma näen? Mulle tulevad haiged, siis kroonilise põletikulise nahahaigusega haige siis, kui tema haigus on juba ägenenud. Ta ei saa õigeaegselt ravile. Ma näen tegelikult veel täna raskeid juhte ja diagnoosimata psoriaasi kaasuvaid haigusi, milleks on psoriaatiline artriit.
Ning me tegime siis sellise digitaalse platvormi, kus siis inimene, patsient täidab teatud küsimustikke, mis annavad mulle ülevaate tema haiguse raskusastmest, kas tal on psoriaatiline artriit või ei ole, viiteid sellele, ning milline on tema elukvaliteet. Tervishoiutöötaja sellel platvormil neid küsimustikke jälgib ja ta näeb, kui need skoorid muutuvad, siis saab patsienti kutsuda siis kas vastuvõtule või teha kaugvastuvõttu. Ning seega saab patsient kiiresti ravile ja patsiendid on olnud väga tänulikud. Nad on öelnud, et see on muutnud nende elu ja neil on väga oluline tegelikult, et neil on pidev kontakti võimalus olemas oma arstiga. Nii, ning võib-olla lõpetuseks, mida ma pean ka võib-olla Tartu Ülikooli nahahaiguste kliiniku panuseks dermatoveneroloogiale Eestis on see, et me oleme väga tugevalt panustanud bioloogilise ravi kasutusele võtmisele Eestis, et me oleme osalenud väga paljudes kliinilistes ravimuuringutes, oleme kaasautorid erinevates publikatsioonides ja üks ravim, mille puhul ma tõesti saan öelda, et meil on olnud suur roll, et see ravim on kättesaadav, on Secukinumab, mis on interleukiin 17A antagonist ning see on selles mõttes unikaalne ravim, et tema tuli esimesena dermatoloogias turule, psoriaasi näidustusel ja pärast seda sai siis näidustused ka reumatoloogias ja skleroosis multiplexi ravis. Nii, aga milline on siis mõju ühiskonnale? Ma arvan, et meie teadustöö on aidanud seda, et Eesti dermatoveneroloogia on rahvusvaheliselt nähtav. Kui ma räägin oma erialast, ma arvan, et meil on väga oluline roll eriala järelkasvu kasvatamisel olnud. Et dermatoveneroloogia on õnnelik eriala, kui me räägime, et paljudes erialades on probleem, et ei ole järelkasvu, siis meil on äärmiselt suur konkurss residentuuri, meil oli eelmine aasta 17 kandidaati 2 kohale. Ja ma arvan, et see on meie vastutada, kes me õpetame. MV dekaanina on meie meeskonnal väga oluline vastutus ju meditsiiniteaduskonna valdkonna õppe, teadus- ja arendustöö eest. Ja seda ma teen tänu oma väga tublile meeskonnale. Üks akadeemik on meie teadusprodekaan Marislaan, noor akadeemik on meil arendusprodekaan ja siis meil on õppeprodekaan Rutt Kalda ja residentuuriprodekaaniks Helen Rei. Ma arvan, et mõju on olnud ka siis inimeste tervisele, et meie roll bioloogilise ravi kättesaadavusel Eestis ning tegelikult ka kaugteenuste arendamisega me tegelikult ju tagame patsientidele ravi ligipääsetavuse. Nii, ja panus Eesti Teaduste Akadeemia arengusse. Et tegelikult ta natuke kattub ka selle ühiskonnale panusega, et ma kindlasti tahan rõhutada õppe olulisust, järelkasvu olulisust, akadeemilise järelkasvu olulisust, et sellesse me panustame väga palju ka MV valdkonnas teadusprodekaani juhtimisel. Ma arvan, et kliinilise meditsiini üks väga nõrk koht on järeldoktorantuur. Et meil ei ole postdokke ja me ei suuda konkureerida, me ei suuda inimesi motiveerida võtma oma praktiseeriva arsti tööst vaba aeg, et minna ja olla välismaal. Samas igasugune välisvaade on äärmiselt oluline ju arenduseks. Et lühidalt ma siis tegelikult arvan, et nüüd on kõik. Aitäh! Suur tänu! Kui öeldakse, et võtame mõned küsimused ja ma eeldan, et
et nüüd on kindlasti palju küsimusi ja ettepanekuid. Kui ei paista, mina küsin täiesti vabandust, Pärt. Ma annan ikka võimaluse saalil. No, mul on lihtsalt see küsimus, et muideks ma jälle sain midagi uut ja huvitavat teada, ma täna ainult õppinud. See, et dermatoloogia on põhimõtteliselt, see on see visuaalne pool, et sul ei olegi võimalust diagnoosimiseks. Ja kõik need rakendused on arendatud, aga ma näen siin väga selgelt, et juba eile oleks pidanud tehisaru appi võtma. Kogu pildi analüüs, selle õpetamine, selle käivitamine, kus kaugel me sellega oleme? Et me võtame teda järk-järgult kasutusele, aga lõpliku otsuse teeb arst ja arsti silm. Tehisaru ka valetab vahel. Jah, ei küll, aga just pildi analüüsil, et see tõenäoliselt väga suures plaanis võiks. Näiteks teledermatoskoopias on pildi analüüsil AI kasutusel. Okei, väga hea teada. Nii, palun, Pärt Petrus. Mul on selline küsimus, et bioloogiline ravi on nagu väga kallis ja kohe ütlen sulle selle peale kommentaari. Mis ajas langeb. Õige. ja selles mõttes alati algus on hästi kallis, aga mõnes mõttes on see üks kuldaväärt saavutus, et segu kinumaapki näiteks on nagu suhteliselt laialt kätte saadav. Aga teisest küljest lihtsalt nagu teaduslikust huvist lähtuvalt, et kuivõrd palju sellist personaalset lähenemist, sa mainisid ka personaalset meditsiini oma ettekandes, võiks nagu rakendada, ütleme ka erinevate bioloogiliste ravimite korral, siis kas nüüd 17 vastu või 23 vastu, et tegelikult seal on nagu sellist niši, ütleme ka säästmiseks selles mõttes, et võib kasutada erinevaid bioloogilisi ravimeid ja võib-olla ka väga erinevaid tulemusi saada ja vahel ei saagi nendega tulemust ka. Ja, personaalmeditsiinil on siin kindel koht ja meil on avaldumisel publikatsioon, kus me näitame tegelikult, et teatud kindlad polügeensed riskiskoorid psoriaasi puhul määravad ka ravivastuse erinevatele ravimitele, sealhulgas bioloogilistele ravimitele. Ja see on tegelikult oluline teema, sest tänasel päeval arstina ma teen bioloogilise ravi valiku selle alusel, et ma vaatan patsienti kui tervikut, ma vaatan, mis on ta kaasuvad haigused, kas see ravim mõjutab, kas seda kaasuvat haigust, eks ju. Ja kõik need, vaatan selle haiguse kliinilist pilti, millal panen mida, aga mul ei ole ühtegi momendil võimalik määrata markerit. Aga see on tulevik ja see tuleb kiiresti. Ja siin on ka, ma arvan, meil väga suur roll, et ennetusse see personaalmeditsiin rakendada. Nii, suur tänu. Mart Saarma, palun. Ja tänan väga huvitav ettekande eest. Nahahaiguste, eriti põletikuliste nahahaiguste raviks üha kasvaval määral kasutatakse tüvirakkudest, eriti mesenhümaalsetest tüvirakkudest tehtud tüvirakkude ülekandeid. See on tegelikult üks väheseid tüvirakkude alasid, kus tõesti on mindud laialt kliinilisse praktikasse. Te ei rääkinud sellest üldse, kas ei meeldi või... Mu enda teaduste fookus on olnud teine. Meeldib küll. Meil on olnud, äsja oli ülikooli haiglas, nahakliinikus ja lastekliinikus üks raske genodermatoos, epidermalüüsis bulloosa, väike vastsündinu, kes sai siis vastava geeniteraapia, mille hinnaks oli ligi 50 000 kuu. Ja see patsient on paranenud, muidu oleks tema elu läinud teisiti. Teine küsimus puudutab biomarkereid. Teatavasti nahas on väga spetsiifilised geenid, mida kutsutakse keratiinideks. Keratiin 2, 14, 12, 16 ja nii edasi. Kas need ei muutu? Ikka muutuvad. Kas need ei ole head markerid? Aga nad ei ole ka... Vaata, naha puhul on häda see, kui on kroonia põletik, nad on mitte spetsiifilised. Et me midagi oleme leidnud teatud spetsiifilisi üksikuid markereid, aga häda ongi see, et seal kroonilise põletiku sees leida marker, mis eristab ühte kroonilist põletikulist
ühest haigust teisest, see on keeruline. Suur tänu ja Agu Laisk. Ma vabandan, kui ma kasutan seda aega natuke eneseharimiseks, aga te olete seda sõna kasutanud mitu korda ja me kasutame seda kõik, aga palun seletage nii lühidalt kui võimalik, mida tähendab sõna põletik. Põletik, see on siia, kui teil on nahas, kui me räägime nahapõletikust, siis ma räägin, et nahas on teil põletikulised rakud ja kui me räägime põletikulisest tsütokiinidest ja selle profiili haigustest, siis domineerivad meil interleukiin 23, 17, TNF-alfa. Kui meil on domineerivad põletiku puhul põletiku vastased tsütokiinid, näiteks sellise haiguse puhul nagu atoopiline dermatit, mis on nii-öelda psoriaasi vastashaigus, siis meil on üleval interleukiin 4, 5, 10. Võt, nii. Jah. Veel keerulisem vastus. Ma oleks ise jäänud lihtsalt selle teadmise juurde, et põletik. Aga kas meil on ka veebist küsimusi? Et kui ei... Patendid. Ma väga väärtustan inimesi, kellel on patendid. Kliinilise teadlasena minul ei ole patente. Ma arvan, et minu teadustöö märksõna on koostöö ja interdistsiplinaarsus. Aga ma saan aru, et ega ravimit ei saa töötada eriti välja ilma selle algse patendi kaitseta, sest muidu kogu see ülejäänud raha visatakse tühja. Aga ma ei tegelegi sellega. Aga võib-olla ma küsiks niimoodi, et kogu selles meditsiinihariduses, et me näeme, kui interdistsiplinaarseks see muutub, siin käivad läbi, vuhisevad läbi sõnad, tehisintellektid ja ravimiarendused ja geneetika ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Kuidas kõik need erinevad teadusvaldkonnad lõpuks selles vaeses arstis peas, nagu 6 aasta jooksul peavad koju jõudma, et seal ei ole ju seda mahtu õppes kõiki neid aspekte nii sügavuti omandada? Et meie meeskond tegeleb väga aktiivselt arstiõppe arendusega ja me vaatame seda programmi põhjalikult üle, et oleksid olemas ülekantavad oskused AI kasutamisel, oleks piisavalt geneetikat ning ma ei saa jätta ütlemata, mida ma tegelikult arstiõppes väga hindan, mis on meditsiiniteaduste valdkonnas. Meil on äärmiselt tugev prekliiniline õpe ja see on, ma arvan, Tartu Ülikooli väärtus, mida tuleb hoida. Kui me räägime kliinikust, ma arvan ka, et me teeme väga heal tasemel kliinilist õpet. Me peame rohkem rõhutama praktilistele oskustele. Meil on arstiõppes praktikaasta, aga mõte on see, et inimene arstiks kasvades kasvab ju samm-sammult ja tegelikult see praktiline kokkupuude peaks algama esimesest kursusest. Nii, selle toreda mõttega saame siin veel korra tänada ja läheme liigume edasi.